Kas teadsid, et 28. novembril toimuvad Eestis juba 5. korda annetamiste-algud, mis tähendab, et sinu annetusel on veelgi suurem mõju, sest igale Ma armastan aidata annetuskeskkonnas tehtud annetusele paneme meie annetuskeskkonna ühe asutajana omapoolse panuse juurde. Kui annetatakse 10 000 eurot, siis paneme meie sama palju juurde ja nii kuni 40 000 euroni välja. Heategevusorganisatsioonide vahel jagunevad annetused proportsionaalselt, vastavalt sellele, kui palju neile selle päeva jooksul annetatakse. Läbi aastate on annetuste mahud aina kasvanud. Eelmisel aastal tegime üheskoos annetamiste-algutel rekordi ja annetasime koos üle 110 000 euro. Kas sel aastal teeme koos veelgi rohkem head? Lähme küsime Swedbankuritelt, kellele nemad plaanivad annetamiste-algutel annetada. Nii, me oleme leidnud esimese potentsiaalse annetaja. Kellele läheb sinu annetus sel aastastel annetamiste-algutel? Nagu iga aasta annetan ma eakatega seotud tegevustele. No ikkagi lastega seotud organisatsioonidele, et mul on igakuiselt püsimaks, et selliste väikeste summade peale, aga ma arvan, et kord aastas natukene suurem summa panustada vähihaigete laste vanemate fondi ja Tallinna lastehaigla toetusfondi on nagu väga tänuväärt. Kuhu läheb sinu annetus annetamiste-algutel? Noorte haridusse. No loomad tegelikult, et ma olen ise varjupaigast näiteks kassi võtnud, et neid võiks kindlasti toetada. Minu annetus läheb Toidupangale. Ma kusjuures käin korra aastas ka nendel toidukogumispäevadel. Näiteks eelmine kord käisin Selveris. Minu meelest see on väga tänuväärt tegevus. Swedbankurid on annetamiste-alguteks valmis. Leia ka sina endale südamelähedane organisatsioon. Annetamiste-alguteni!